Austatud põliseestlased! See ettekanne, mis ma pean, sündis 6 aega tagasi, kuid oleks see sündinud hiljem, selle teksti kirjutamine, siis oleks seda tulnud kindlasti teistsugune, sest see kuu, mis vahepeal on mööda läinud, on ennenägematu. Sellist eetilist allakäiku, nagu Eesti ühiskond selle 6 aja jooksul on läbi elanud, see kajastub ka oleks pidanud kajastuma ka siin selles ettekandes. Kuid 1937. aasta väike entsüklopeedia annab märksõnale kultuur järgmise selgituse. Esialgselt põlluharimine, laiemas mõttes orgaanilise looduse esemete vääristamine, neis peituvate võimaluste arendamine üldmõttes, inimese vaimu arendamine, ka inimese vaimu kõrgemate saavutuste kogusumma. Kuna kultuuri on juhtinud eelkõige inimese vaimu filosoofilised otsingud, siis tuletaksin meelde meie kõrvale tõrjutud ajalooprofessori Mart Kivimäe väga huvitava mõtte, filosoofilise probleemi, mille ta esitas kohe pärast nõndanimetatud Eesti taasiseseisvumist. Eesmärgi ja vahendite küsimus, kui jälle kord ehitatakse uut ühiskonnakorda, on ju lõpuks küsimus sellest, millist hinda nõudis minevik, millist võlga maksab olevik ja millist vaeva väärib tulevik, ning mitte üksnes millist ja millelt, vaid ka eeskätt kellelt. See mõttetera avaldati juba 6. septembril 1991. Tuletame meelde nüüd, kui prohvetlikud olid need laused. Siin tulebki meil endil aru anda, et selle kõige eest on nii füüsiliselt kui ka vaimselt väga kõrget, lausa eksistentsiaalset hinda maksnud põlisrahvas, eestlased. Kuid meie rahvusena püsimajäämise on seni otsustanud eelkõige Eesti kultuuri käekäik. Ehk nagu sõnastas juba rohkem kui poole sajandi eest rahvaluuleteadlane Oskar Lorets, meie kultuurijanu ammutab võõrselt puha võimalikku, seedib selle läbi ja omapärastab nii produktiivselt, tänu oma kultuuri tugevusele suudame kanda ära poliitilisi kaotusi ja püsime ikkagi sisemiselt võitmatud. Lorets oli optimist. Järgnevalt püüaksime vaadelda, kas ilmsel aastal avanenud iibekatastroofi seninägematu sündimuse langus taustal on optimismiks enam alust. Ja miks me ikkagi oleme sellisesse olukorda sattunud? Alustuseks loeme mõne katkendi Tartu Postimehes 29. detsembril 2023 avaldatud intervjuust Jüri Adamsiga. Reporteri küsimus, mis on meie hädad? Üle 30 aasta on mööda läinud ja kui küsime, kas sõjaeelne esimene Eesti tuli tagasi, siis peame ütlema, et valdavalt ei. Paljuski on uues vormis taastunud Eesti NSV ja kompartei võimumehhanism. Nii et pigem võiks öelda, ENSV tuli tagasi. Reporteri küsimus, kas olete pettunud, et Eesti NSV on tagasi? Eks ikka, muidugi olnuks meeldivam, kui meie ajalugu ei oleks seda jõnksu teinud. See tähendab, et vastavat tööd ja võitlust tuleb jätkata. See on osutunud raskemaks, keerulisemaks ja pikemaajaliseks, kui omal ajal oskasime ette kujutada. Nõukogude Liidu valitsemissüsteemi poliitiline pool koosnes 2 osast. Üks oli kompartei juhtkond, partei eliidi liikmed, kes pidasid omavahel võimuvõitlust. Nende käsutäitjad olid alluvad riigi ja omavalitsuste ametnikud, kes oma ametikoha kõrgusest sõltuvalt pidid olema kompartei liikmed. Need 2 võimukihti olid eraldiseisvad, kuid moodustasid koostööd tegeva ploki. Niisugused plokid on nüüd taastunud. Taastajad on olnud Keskerakond ja Reformierakond, mille juured on Eesti NSV kommunistlikus parteis. Mulle tundub, et Eesti praegune iseseisvuse kõige suurem läbikukkumine seisneb selles, et läänetüüpi demokraatia püsimiseks ei ole vaja mitte ainult kaaperdatud valimisi ja parlamenti,
parlamentarismi, vaid on veel vaja ühte asja, kohalike ametnike sõltumatust. Aga just seda meil pole. Ametnikud on sisuliselt parteistatud, isegi kui nad ametlikult pole erakonna liikmed. Kujunes sümbioos, meie säilitame teie töökohad ja anname lisaks võimaluse teha poliitilist karjääri ning teie omakorda organiseerite töö nii, et meie valimistel võidame. See on Eesti poliitika praegune põhiline tehnika. Niisiis, meie sisuliselt kommunistlikku eliiti huvitab koos korruptiivse rikastumisega, nagu kommunistlikus eilseski, vaid võim ja valitsemine. Valitsemine iga hinna eest, rahva soovidele ja ootustele sülitades. See kõik on lüitatud pidulik pimestavasse sinimustvalgesse toogasse, millega kaasneb nüüd veel ka nomenklatuurse vikerkaare lipu lehvitamine. Teeksin siia ühe olukorda iseloomustava kõrvalepõike. Nimelt käisin 21. mail Tartu kirjandusmajas kirjanduslikul teisipäeval, kus mälestati luuletajat Lembit Korvitsat, kelle sünnist möödus 15. mail 70 aastat. Sõnavõttude sekka poetasin ka oma arvamuse, et ühes oma 1993. aastal ilmunud prohvetlikule sõnumile pretendeeriva luuletusega ta paraku sattus siiski eksiteele. Lugesin selle kohale viibijatele ka ette. Kuid tuleb aeg, kus minu rahva pale, sest roosast mürglist uhkelt ära pöördub. See aeg on lähedal, see pole vale, et ei armastust saa teeselda, ta on või teda pole. Lõpetuseks lisasin veel 2 selgitavat lauset. Kahjuks Korvits eksis rängalt. Me ei pöördunud sellest roosast mürglist ära. See kestab ju edasi tänaseni. Milliste üllatunud ja kohkunud nägudega see sõnum vastu võeti. See oli lausa kirjeldamatu elamus. Üks NSV Liidu lõpuperioodi võtmemärksõna oli väsimus. See oli vaimne ja füüsiline väsimus meid ümbritsenud lõpmatuna näivast valest. Valetamine väsitab. Midagi sarnast on selgelt ära tuntav ka tänases Eestis. Eriti ilmekalt avaldub see palju räägitud kodanikeühiskonna tekkeks hädavajalike rahvaliikumiste ja ühenduste väsimises ning kadumises. Ja veel, riigikogulane Juku-Kalle Raid on öelnud Postimehes 2005. aastal nii. Tõsiseks ohusignaaliks on üldiselt maad võtnud tavakodaniku hirm suud paotada. Kommunistliku režiimi ajal valitseti hirmu abil. See sama hirm on vaikselt tagasi imbunud Eesti ühiskonda. Hirm anda intervjuud. Hirm teatada oma silmaga nähtud kuriteost. Hirm kritiseerida ülemust, vallavanemat. Hirm kuuluda juhatajast või vallavanemast erinevalt mõnda teise erakonda. Nagu kommunistliku režiimi ajal uuritakse kõigepealt seda, kust lekkis ja kes lekitas, mitte aga seda, kes on süüdi. Nõukogude kord oli verbaalne. Sõna oli väga tähtis. Selle põhjal otsustati inimese üle. Sõnu jälgiti kõikjal ja alati. Ärme seda unustame. Ekskommunistide füüsiline vägivald on asendunud majanduskuritegevuse, korruptsiooni ja alatute valedega. Väsimusest hoolimata püüaksime siiski arutada kultuuri jätkusuutlikkuse hetkeolukorda, mille eelduseks on rahvuse kestmajäämine. Kirjanik Lauri Sommer on öelnud, et rahvas algab perekonnast ja psühhokliima hämardumine mõjub mõlemale haavavalt. Võib-olla on suuremate ees lömmitamine üks selle tulemusi. Selle protsessi tulemuste seas on ka see, et paljud Eesti naised ei usu enam Eesti mehi ja rändavad kergema ja rõõmsama otsingul siit minema. Laste saamine on mõnedele tülikas kohustus, mida püütakse bioloogilise kella viimase sobiva tunnini edasi lükata või üldse vältida. Osa Eesti mehi on muidugi täpselt samasugused ilmahulgused. Meestel on lahkumiseks omad põhjused, kuid naistest algab elu. Pärismaisuse asemel tekib turistlik elutunnetus ja maapiirkondade agropõlastamine. Kuigi maal elamine võib mõmmikute põlvkonna käes kujuneda üheks hipsterluse eriliseks rafineeritud vormiks, väljaanne suureneb. Iga aasta lahkub siit suure alevi või väikese linna jagu inimesi. Osa neist muidugi pendeldavad.
Siinkohal tuleb meelde tuletada üks Reformierakonna poolt sooritatud demograafiline kuritegu. Nimelt jättis peaminister Andrus Ansip 2008. aasta majanduskriisis meie ettevõtted täielikult Rootsi pankade meelevalda, mis tõi kaasa katastroofilise pankrotilaine koos pankade röövelliku rikastumisega. Selle tulemusena lahkus Eestist circa 100 000 eestlast, enamasti Soome, sealhulgas circa 30 000 noort naist. Ja nende lapsed jäid siin sündimata ning olgu mainitud ka nende kõige uuem, hoolikalt maha vaikitud ja avalikkuse ees varjatud kuritegu. Kui 2022. aasta veebruaris algas Venemaa röövkallaletung Ukrainale, saabus siia kuu aja jooksul circa 20 000 Ukraina põgenikku, sõjapõgenikku. Kuid samal ajal tuli siia Venemaa avarustest ka üle 35 000 venelase. Kas taipate? 20 000 ukrainlast ja 35 000 venelast ühe kuu jooksul. Kes kasutasid jultunult ära enne sõja algust vormistatud elamislube, mille kohaselt oli circa 155 000 Vene Föderatsiooni kodanikul Eestis viibimise õigus. Loomulikult on nad tänaseks kõik oma õigused realiseerinud ning ennast edukalt Eestis sisse seadnud. Ja meie imestame, et Tallinnas ei saa eestlane enam eesti keeles hakkama. See baseerub Õhtulehel 25. märts 2002 kirja pandul. See ei ole väljamõeldis. Reformarid ei julgenud isegi piiksatada, sest vastasel korral oleks Vene luure FSB võinud näiteks avalikustada FEF-fondi rahade varguse tagamaad. Või veel hullem, pankade rahapesude saladused, mis oleks siin põhjustanud poliitilise maavärina. Mida Lauri Sommer veel ütles? Lojangulises olukorras, kus käib loodusvarade süsteemne raiskamine ning maapiirkondade elatustase langeb, on väga kena turunis ka pateetilisel rahvuslikkusel, lindlikul looduse ülistamisel ja donkihotlikul võitlusel protsessidega, mida võitlejal pole mingit võimalust peatada. Vaidlused ja vandenõuteooriad lõhestavad rahvast. Nostalgiatoodete menu näitab elanikkonna vananemist ja paigalseisu. Noori ümbritseb nutitelefonide poolt vahendatud reaalsus. Inimsuhted formaliseeruvad, levib sisepagulus. Traditsiooniline peremudel on mitmeti löögi alla seatud. Paljugi kultuurist käibivast devalveerub. Kultuuris valitseb ületootmine ja see on tinginud lakkamatu toote promo. Paljudel otsustajatel pole enam toimuvast ülevaadet ega sügavamat kompetentsi. Nad ei vaevugi mujale vaatama, vaid kiidavad seda, mida sõbrad on viimati teinud. Alliksaare klassikaline sentents "Vaata, kui paljud peavad paska pasteediks" on praktikas saanud laienduse. Pasteet olgu kõik see, mida pasteedina turundatakse. Luuletaja ja publitsist Kivisildnik rääkis mulle, et kultuuris on ilmselge heteroseksualismi, traditsioonilise perekonna ja sünnitamise demoniseerimise probleem. Tulemiks homoseksualism, sõda, feminism, abordid, transseksualism ja kliima pärispatt. Kultuur klassikalises mõttes, kirjandus, kunst, teater on marginaalse tähtsusega. Laustav mõju on meelelahutusel, propagandistlikul peavoolumeedial ja tsensuuril. Loomulikult vähendab kultuuri mõju seegi, et selle asemel panustatakse üldjuhul stalinismi-laadset propagandat. Sümboolne küüditaja Smuuli püst kirjanike maja seinal. Üks anonüümseks jääda soovinud ajakirjanik leiab, et harituse taandumine on järjest kiirenev, mis on tingitud eelkõige nutistumisest, mille tulemusel lapsed loevad järjest vähem. Seetõttu nad teavad järjest vähem ja on eluvõõramad. Varem tutsusime vene keele ja kultuuri peale, kuid praegune inglise keele ja kultuuri vohamine on veel ohtlikum. Kõige eelneva tulemusena on meie kirjandus muutunud probleemseks. Märksõnaks on lipa-lopa pealiskaudsus.